Hea jälle olla siin üle pika ja väga mugav ei ole. Aga ma olen ka varem öelnud, et Jumal räägib tihti minuga nagu hästi huvitavalt öösiti. Et oli nüüd mingi aeg tagasi jälle, kell oli kuskil 2 öösel ja ma ärkasin üles ja Jumal pani mingi kindlad asjad, nagu rääkis mingitest asjadest. Hommikul ma ärkasin üles ja mõtlesin, et tavaliselt see lõpeb millegi muuga. Üks moment. Korraks. Ja täpselt nii läkski. Gunnar kirjutas mulle täpselt nädalaga hiljem, et kuuled, kas sa saad. No ja ma juba teadsin ette seda, et ju ma siis pidin saama ja seda on varem ka olnud. Aga teema, mis Jumal mulle südamele pani, oli olulisus. Või et see mõte nagu, et sa oled Jumalale ääretult oluline. Ma usun, et kui me vanemate kristlastena tihti, mitte tihti, aga ma usun, et me kõik mingi hetkel vaatame tagasi oma elule ja mõtleme, et mis ma siis nagu olen saavutanud või kuhu ma olen oma vaimuliku eluga jõudnud. Et kas see on nüüd kuidagi rahuldav või on need viljad nagu head või ja sageli me avastame, et tegelikult ei ole nagu mitte midagi, et ma pole kuhugi oma eluga jõudnud, nagu, et ma olen lihtsalt käinud seal ringi ja siis tuleb muidugi kurat kohe. Kurat tuleb kohe, istub su kõrval ja ütleb, et sa oled tegelikult üks pinginühki ja et igasugust mingit olku küll ei ole. Ja nii ta süüdistab. Ja sageli kahjuks, kusjuures me lähme nagu selle õnge ja me tunneme ennast nagu väga ebamugavalt. Sa ei ole pinginühki. Aga kurat on süüdistaja ja kohe ta hakkab meid mõjutama ja sageli me lähme nagu sellega kaasa ja me mõtleme, et aga ma olen kuidagi kasutaja, ma ei ole kuhugi jõudnud. Et vaata, kui meil on siin nii toredad ütlustajad ja meil on siin pastor, kes teeb kõiki asju. Ja mina pole mitte keegi. See on suur vale. Sul on väga oluline koht Jumala silmis. Et mingite puudega, näiteks jälle tehnika jamab. Üks moment. Et mingite puudega, näiteks Kreeka pähklipuu ja õlipuu, et nende täisväärtusliku saagi ajaks kulub umbes 8–15 aastat. Et me nagu sageli tahame neid enda vaimulike elu viljasid kohe saada. Ma teen midagi, ma olen nagu tubli kirikus käia ja püüan midagi saada, midagi ei ole. Aga teatud asjad nagu võtavad aega. Et võib minna väga palju aega, võib minna 10, 20 aastat, 30 aastat. Ma mäletan, kui ma ise käisin piiblikoolis, siis ma olin suhteliselt noor, nii kristlasena kui ka vanuse poolest ja see oli vist Paides siis sel ajal. Kuna ma olin siis pastori poeg, siis kõik ütlesid, pastor, saad pastoriks. Kui saan. Ei, see pole üldse minu kutsumus ja ma tean seda. Jumal on sinu jaoks oma kutsumus, et keegi ei saa nagu sulle seda öelda, et sinust saab see või too või see, et sa pead ise oma sees ära tundma selle ja need asjad nagu võtavad aega. Nende asjad lihtsalt sa pead kasvama ja sa pead tundma nagu seda, mida Jumal räägib sulle. Et me ei tohiks ennast kindlasti teistega võrrelda. Sageli kipume tegema seda kahjuks nagu. Ta räägib nii või ta teeb nii või mina nii ei oska. Ei peagi oskama. See pole sinu tee. Sinul on oma tee. Et sina pead olema nagu ustav sellest kutsest, mis sulle on antud. See, mis sa teed, tee seda hästi. Mis iganes asi see ei ole. Kas sa teed mingid lihtsalt asja siin kirikus, teed vahete vahel, see on väga-väga oluline Jumala silmis, sest kui me võtame nagu selle ühe lüli ära, see on see pilt nagu poolik. Kui te ees nägite seda puuslet, mis meil seal seina peal vaikselt kerkib, see on poolik puusle, sealt on mingid tükid puudu. Sama kui kogudusega, nagu, et kui me võtame siit kogudused teenistused nagu, või sellest meeskonnast ühe inimese nagu ära, meil on kohe nagu kuskil tekib vaakum. Kohe on probleem, sest mingi osa on katmata. Ja see mõjutab ka teisi, see mõjutab ka neid, kes on selle ees, kes teevad midagi, mis iganes, see mõjutab kõiki. Ja see ressurss ja see tähelepanu nagu läheb laiali. Kui me mõtleme suurte jumalameeste peale siin, kes on olnud varasemalt seal Billy Graham või kes iganes, iga suure jumalamehe taga on olnud üks ustav inimene.
kes tegi otsuse, ma olen ustav, kes ütle, kui Jumal ütles talle, et mine räägi Jumala sõna kellelegi või tee midagi. Võib-olla see puudutas kedagi ja tõks, sina ei tea, mida sinu teo või jutluse või ütluse tagajärg võib juhtuda, sa ei tea seda. Aga sa pead olema ustav selles. Ja võib-olla on see, et sa ütled võib-olla kellegile mingid lihtsad sõnad kuskil ja see inimene saab päästetud ja muudab rahvaid. See on tema tee, aga sina pead oma osa ära tegema. Sest kui sina oma osa ära ei tee, see inimene sinna ei jõua ega ei saa neid rahvaid muuta. Et me nagu sageli mõtleme nagu kuidagi kitsalt või et me tahame teha suuri asju. Aga tegelikult loevad ka hästi väiksed asjad. Need on olulised, need ei ole sellised asjad, et vahet pole, las olla see kiriku aken mussa, keda huvitab. Ei, see on väga oluline. Et maailmas on nagu inimesi, on olukordi, kus on nagu ligipääs ainult sinul. Mitte keegi teine ei saa sinna nende inimeste juurde jõuda kui sina. Võib-olla Jumalal on mingi teine plaan kuidagi moodi seda mõjutada, aga suuremal määral on mingis sinus tutvusringkonnas, sinu lähedast hulgas või kuskil, sinul on mõju nende üle. Mina ei saa tulla rääkima sinu kellelegi tuttavale mingeid asju. Võib-olla ta ei tunnegi mind, võib-olla ta ei tea mind ja ta nagu respekteeribki ainult sind. Sul on oma koht, kus sa pead olema ja mis sa pead ütlema nagu. Et meil kõigil on omad inimesed, omad kohad. Mingi hetk tagasi ma nagu palvetasin mingite asjade pärast ja Jumal andis mulle mõned inimesed. Mida nagu, kuidas? Ja ma vaikselt näen, kuidas ma hakkan sinna jõudma. Seal on jube pikk tee minna veel. Aga need kontaktid ja asjad kuidagi sünnivad nagu väga nagu pikalt. Aga nagu me enne rääkis sellest õlipuust, et võib minna 5, 10, 20 aastat enne. See pole tähtis üldse. Kui sa nagu saad aru seda, et sa oled õige koha peal, sa lähedki vaikselt ja rahulikult. Sa ei pea nagu üle tõmblema. Me nagu ei pea nagu jooksma, see ei ole maraton. Või see ei ole nagu selline sport, see on maraton. Et Jumala asjades on, need asjad võtavad aega. Ei pea tormama sinna. Ma töö juures üks päev lammutasime ühte spetsiifilist masinat, remontisime ja ühte kruvi kätte ei saa, tee mis tahad. Läksin siis eraldi veel poodi otsima mingit spetsiifilist ülipikka kruvikeerajat. Ja pärast mõtlesingi, et väga huvitav, et see kruvikeera kuidagi rääkis mu vastu, et mul on terve suur asi ja ma ei saa midagi teha, kui mul puudub see üks kruvikeeraja. Mitte mingit valemit ei olnud. Lihtsalt oli nii sügaval kuskil sees. Ja samamoodi oleme ka nagu meie mõnikord need kruvikeerajad, et ainult meie saame seda olukorda või hetke või asja muuta nagu. Mitte mingit muud varianti ei ole. Ma poleks seda mitte kuidagi lahti saanud võimatu täiesti, oleks ära lõhkunud selle asja. Et need asjad on olulised. Ja kui me tunneme ennast tihti nagu kasutatuna, siis see ei ole nii. Tulles tagasi veel kruvikeerajate otsteni, siis on olemas igasugused erikruvikeerajad, mida sul lähebki võib-olla, ma ei tea, ma kasutan mingit kruvikeerajat võib-olla kord aastas. Aga kui mul seda kruvikeerajat ei ole, siis ma ei saa seda teha. Mis iganes, ma lihtsalt lõhun selle seadme nagu ära. Sest see on tehtud spetsiifilise kruvikeerajaga. Ja sama on ka nagu vaimulikus elus, et sinu elus mingite asjade puhul oled sa ülioluline. Ükskõik mida sa teed, ainult sina saad seda teha. Ja Jumal tahabki öelda sulle, et sa oled väga oluline. Ära vaata selle peale, et mida teevad kõige teised, unusta ära see. Sa oled Jumala jaoks väga oluline. 2. Peetruse 1.10 ütleb, et sellepärast vennad, püüdkem seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik. Sest kui te seda teete, siis te ei komista iial. Sest nõnda avaneb teile rohkel mõõdul sisse pääs. Meie issanda õnnistegija Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Seda enam püüdke, seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik. See on oluline. Et mõtle, milles sa oled tugev, mida Jumal on sulle rääkinud. Ma usun ka, et need asjad on sellised, et Jumal on rääkinud sulle nagu neid asju. Et kui me nagu proovime kõik asju teha, rapsida sinna, siis me ei jõua kuskile. Et selline elukestev rööprähklemine või see ei ole jätkusuutlik. Me lihtsalt mingi hetkel põleme läbi nagu. Psalm 139:14 ütleb, et ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Imelised on sinu teod.
seda tunneb mu hing hästi. Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Me oleme tehtud kardetavaks imeks. Me ei ole juhuslikud siin. Ükskõik, kas siin saalis oled, sa ei ole täna siin saalis juhuslikult. Jumal on toonud sind siia. Ta räägib sulle. Sa oled Jumala jaoks väga, väga, väga oluline. Siis see teine teema, mida ma põgusalt puudutan, on turvalisus. 2 mõtet olid täna siis olulisus ja turvalisus. Psalm 91 ütleb, et kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige väelise varju all viibib. Ma siin korra peatun, et see salm kuidagi kõnetas mind teistmoodi üldse. Et kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõige kõrgema varju all viibib. See tähendab ka seda, et selle varju all saab ka mitte viibida. Olete muga nõus. Ja me saame ka mitte selle kaitse all elada. Ja seda kui võrrelda sellega, et kui vihma sajab ja sa lähed õue, sul on vihmavari, sa kõnnid seal selle vihmavarjuga, aga seda lahti ei tee. Sa saad märjaks. Sul on antud see vihmavari, aga sa ei kasuta seda. Ja selleks on teatud mingid tingimused, et sul peab olema ta, kui me oleme kristlased, siis on meil antud vihmavari. Siis me võiksime käia selle kaitse all. Aga nüüd tekibki see, et kas sa teed lahti selle vihmavari või sa tee lahti seda. Tänapäeval on see turvalisus ülioluline. Ma mõtlen ka nagu igas sfääris, et sa ei saa olla lohakas, jättes nii vaimuliku kui ka selle füüsilise ukse lahti. Tänapäeval keegi elab korteris kuskil, keegi jätta korterust lahti. Mis iganes, keegi tuleb sisse sinna. Kõik tehnika, kõik iga pool, kõik tahetakse üliturvalisust. Tööga seoses me vahetame päris tihti oma telefone välja ja naljakas on see, et nüüd, kui varem prooviti teha paremaid kaamerid ja ekraani ja asju, siis viimase aja süükene suund on neid turvalisusele. Telefonide tootjad proovivad teha turvalisi telefone, mis see tähendab, et seda ei saaks muukida, et seda kõik sõnumid on topelt krüpteeritud. Kõik on turvaline, igasugused turvakiled ja asjad, et ei saa pead kuulata kõik, kui see keegi selle kätte saab, et ta siis sisse sinna ei saa. See on läinud nagu turvaliseks. Et see on nagu nii vaimulikus elus kui ka füüsilises elus, see on nagu oluline. Et aga mis tagab nagu sinu turvalisuse, kui me rääkisime sellest 91, et kas sa elad selle kõige kõrgema kaitse all? Kas sinu poolt on kõik tehtud? Lugesin just üks päev uudiseid ja vaatasin väga kurba statistikat. See on nüüd, ütleme, et maailma mõistes. Iga minut kaotab keskmine eestlane 60 €. Tunnis 3600, ööpäevas 86 400, kuus 2,5 milli. 2,5 milli läheb kuus pätidele. Tünga kõned, mida iganes, kõik asjad. See on nüüd maailmasfäär, nagu, kus kohas on väga ebaturvaline. Lugedes edasi psalm 91:7, natukene modifitseerides seda, et kadugu 1000 su kõrvalt ja 10 000 tonni su paremal poolt, sinu külge see puutu. Ja see on nii. Kui sinu vihmavari on ilusti lahti tehtud, siis sinu külge see ei puutu. Jumal kaitseb sind, Jumal hoiab sind igasuguste jamade eest. Lähme edasi, selleks on teatud tingimused. See ei ole niisama. Et meil on ka omapoolne osa nagu, et asjad ei juhtu iseenesest. Kui me võtame näiteks autokindlustuse, kus jätad autokindlustuse tegemata ja kihutad kellegile sumpsi, siis sa pead selle jama kinni maksma. Sul pole kindlustust. Või mis iganes. Alles pakuti mulle siis, kuna see võrgu teema on nagu oluline tänapäeval, see igasugune interneti teema, siis Telia pakub võrgukaitset sulle. Ehk siis sinu selle seadmetele ja kõigidele paneks siis peale siukene spetsiaalne kaitse, mis siis takistab ja vähendab oluliselt palju seda õngitsemist ja kõike neid muid asju. Ja sa saad iga kuu nagu vaadata ka seda väljavõtet, et kui palju on nagu katsid tehtud selle pahavara poolt, nagu kas on üldse.
Ja ma mingi kui pärast vaatasin, et seal terve joru oli see igast asju nagu, eriti kus lapsed on. Et siis seda nagu tuleb ja see töötab nagu. Ma pidin midagi tegema selleks, ma isegi pidin maksma midagi selle eest. Ma pidin midagi tegema selle eest, et minu see internetiliiklus oleks turvaline. Aga mis selleks siis vaja on? Kuidas teha see vihmavari lahti? Esimene väga oluline asi on, et suhet peab Jumalaga korda teha. Kui su elus on mingid asju, mis on paigast ära, on need suhted, võlad kellegile või mis iganes, ma ei tea, laenasid kellegi midagi, pole tagasi viinud või on mingi rahaasjad on sassis, need mõjutavad seda väga suurel määral. Õpetussõnade 4:5-6 ütleb, et taotle tarkust, taotle mõistust, ära seda unusta. Ära kaldu kõrvale mu suusõnast, ära seda hülga, siis see hoiab sind. Armastad seda, siis see kaitseb sind. Taotle tarkust, taotle mõistust ja ära seda unusta. Ära kaldu kõrvale mu suusõnast. Mis asi on suusõna? See on Jumala sõna. Kui me nagu loeme Jumala sõna ja me teeme ennast sellega tugevaks, see on meie sees, kui tulevad olukorrad, asjad, meil tekib tunnetus. Kui on mingid olukorrad, siis sul tekib sisemine tunnetus. See ei ole õige. Ma võin hommikuni rääkida lugusid, kuidas Jumal lihtsalt on kaitsnud ja viinud kõrvale asjadest, mis on olnud nagu valed. Sest on üks tunnetus, jumalik tunnetus, Jumal kaitseb. Siis teine, mis väga oluline asi, on ka need hoiakud. Kuidas on meie hoiak nagu rahaasjades, kas me oleme nagu ahned või isekad või kui ma ütleb sulle, et kuule, et nüüd on aeg, võta see summa ja anna kellelegi ära või anna see riideese ära või anna see asi ära, mis iganes, kellegi on puudus kuskil, mine tee. Ma ei tea, äkki keegi teine teeb. Ei, see on sinu võimalus. Ja kui su süda on lahti ja oled kuulekas Jumalale, siis Jumal saab sind õnnistada selle kaudu. Sest me oleme nagu majapidajad. Siis 10. Väga lihtne, väga oluline asi. Malaki 3:10-11. Tooge kogu 10. vara itta, et mu kojas oleks toidust ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Jehova. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni ja sõitlen teie pärast rahutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatumaks, ütleb vägede Jehova. See on nagu väga hea, nagu võtab kokku kogu selle asja, et et meil tõenäoliselt ei ole probleeme rahutirtsudega, põlluviljaga tõenäoliselt võib olla probleeme, aga mis iganes muud asjad su elus on, kui sa oled ettevõtja, kui sa toetad Jumala asju, Jumala riigi, sul läheb hästi. Kui sa oled eraisikuna, mis iganes teed, sul läheb hästi. Sa oled kaitstud, Jumal hoiab sind, Jumal viib sind hoopis teisele tasemele seal, sest sa oled ustav selles ja see on nagu ülioluline. Ma ütlen nagu, ma isegi tänapäeval me ei saa lubada endale mitte 10 maksmist. Ma pigem isegi ütleks niimoodi seda. See on lihtsalt, see on sama hea, nagu sa lähed korterist välja, jätad oma uksed lahti, autovõtmed ette ja keegi ei tee seda. Aga sageli inimesed jätavad 10 maksma võtta ja siis imestavad, et miks me kuidagi hakkama enda elus ei saa või kus see probleem nagu on, et miks Jumal ei aita. Sinu pool on tegemata. Sa pead sellest pihta hakkama. Ja kui sa teed seda, siis on su elus kaitse, soosing, õnnistus. Ta hoiab sind igasuguste jamade eest. Ta hoiab su lapsi, ta hoiab su autod. Isegi kui sa unise päeva kuskile sõidad hommikul, paar korda on juhtunud kuskil mingi tobe olukord. Mis see oli? Jumal hoidis lihtsalt üle loomulikult. Ma näen seda iga päev. Ma näen seda, kuidas Jumal hoiab, Jumal varjab, Jumal õnnistab, Jumal kaitseb. Ja kohati on siis isegi nagu naljakas, et ma ei mäleta, kus kohast ma tulin Tallinnast ja kuidagi väsinud ja tahaks ruttu koju saada ja siis jäsku vaatasin, mis roheline. Lihtsalt sa sõidad terve selle linna läbi, sul on isegi tuled rohelised, mis iganes moel. Sa näed nagu pisiasjades seda, kuidas Jumal hoiab sind. Ja seda on nagu nii hea tunda, et ma olen nagu kaitstud, ma olen hoitud. Ja ka nendes pisikestes asjades sa näed nagu Jumala soosingut, et mis iganes. Ma ükspäev otsisin mingit asja, mul oli vaja
Ma lihtsalt läksin ja ma kohe leidsin kuskilt poest selle, ma pidin isegi mitte otsima. Need on niisugused pisikesed asjad. Aga tegelikult meie elu koosnebki väikestest asjadest. Ei pea otsima need suuri ilmutusi ega mingid tunnustähti nagu. Need olid need mõtted, mis Jumal pani mu südamele. Aga palvetame lõpuks veel. Isa, me täname sind, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Isa, me täname sind, et sina hoiad neid, Isa, ja sina kaitsed neid. Tänu sulle, Isa, selle eest. Isa, palun, et sa räägiksid iga südame vastu. Et sa toetaksid igat südant, kes mõtleb, et ma olen kuidagi kasutu või ei. Sa oled väga oluline. Tänu sulle, Isa, selle eest. Ja palume lihtsalt, et sinu soosing ja sinu unistus võiks olla meie elus, Isa, ja õpeta meid tegema neid õigeid valikuid oma elus. Õpeta meid tegema neid asju korda, Isa, ja näita iga ühele seda, kuhu on vaja see näpp panna või mis asi on vaja ära lahendada. Isa, me täname sind selle eest. Me täname sind, et sina ei jäta meid maha ega sina ei hülga meid. Kiitus tänu Jeesus sulle selle eest. Aamen.